Tere laupäeva hommikut. Mul on teile selline sõnum. Näitan kohe teile. Ma käisin eile, kuna ma käin laulmas, siis ma käisin eile hääle avamise töötoas ja see on minu roos, mis mulle kingiti. See oli nupus, see on nii äge, sest me tegime südame avamist ja siis see avanes koos minuga. Et uskumatult ilus lill ja uskumatult imeline inimene. Aveoja, kes mulle õpetas, kuidas hingata, õigesti hingata ja see õigesti hingamine on nagu nii oluline. Ja ma arvasin, et ma oskan hingata, aga alles nüüd ma sain teada, et päriselt peab hingama. Ja siis ma otsustasin, et ma loen teile täna ette, sest ma arvatavasti õhtul lugeda ei jõua, sest mul on täna lapselapsel Tartu spordihoones on selline tantsupidu, lasteaedade rahvatantsijate pidu. Et ma olen ise tantsinud terve oma elu rahvatantsust ja nii armas, mul on nüüd väike tütrepoja, kes tantsib rahvatantsu ja ma lihtsalt ei saanud, ma pean seda vaatama minema. See on nii tore, aitäh. Nii, issand. Nii. Oi, mis järgmised peatükid on? Väga põnev. Liina küsis just minu käest, kas selles raamatus ei ole juttu skleroosis multiplexist ja see lihtsalt vaatab mulle praegu siin vastu. Nii et ma loen sellest. Ja annan Liina sulle teada, et ikkagi on skleroosis multiplex. See degeneratiivne haigus kahjustab närvirakke ümbritsevat müeliinikihti ükskõik millises pea või seljaaju osas, põhjustades närviskleroosi. SM võib jääda peitejärku ning avalduda vaid episoodiliselt mööduvate sümptomitega, aga kulgeda ka paranemisperioodide ning retsidiivide progresseeruvate tsüklitena. Issand, mul hakkab nina jooksma, pean paberi võtma. Nüüd edasi. Liikumine tähendab emotsionaalsust, elu andmist oma emotsioonidele ja tunnetele. SM vähendab ja piirab liikumisvõimet, viidates sellele, et tunnete väljendamine on muutumas üha raskemaks, tagasihoitumaks. Kas liigud suunas, kuhu sa ei taha minna, järgides võib-olla pigem kellegi teise juhtnööre kui enda vaba tahet? Kas tunned, et sa ei suuda enda eest seista? Kas oled oma tunded välja lülitanud, et kõik jääks paigale, et sa ei peaks muutustega tegelema? Sinus võib pesitseda rahulolematus, et pead täiskasvanu eluga toime tulema. Vastumeelsus vastutuse enda peale võtmise suhtes. Tunne, et oled võimaluse käest lasknud. Sageli on tegemist tohutu viha ja raevuga, suutmatusega teistele andestada, kibestumisega, nagu oleks kogu maailm meie probleemides süüdi. Kuid see viha on peidetud viisaka välimuse taha. Kui neid emotsioone alla surume, hoiame tagasi kõiki tundeid. See on emotsioonide eitamise seisund. Nii et ka rõõm ja armastus leiavad vähe väljendust. SM, see tähendab siis skleroosis multiplex, tähendab, et keha degenereerudes muutume lõpuks teistest sõltuvaks, just nagu degenereeruksime, nagu toimuks taandareng ja me muutuksime taas lapseks. Kas see viitab sinu hirmule olla enda eest vastutav täiskasvanu? Kas sul on hirm, et sa kukud täiskasvanuna läbi ja tahad pöörduda tagasi turvalisse sõltuvusse?
kuidas sa saaksid taastada oma isiklikku jõudu, tajuda ennast ja oma eesmärki, oma enesesuunda, millistele tunnetele sa vastu seisad, mida on vabanemiseks vaja? Kuigi halvatuse põhjused on erinevad, vigastus, viirus, insuult on keha sõnum sarnane. Halvatus viitab võimetusele liikuda edasi vanaviisi, miski peab muutuma, järele andma, alistuma. Sageli on see seotud võimu ja kontrolli valdkonnaga, vajadusega domineerida ja valitseda vastupidiselt maailmale, mis on oma olemuselt voolav ja kontrollimatu. Selle tagajärjel süsteem ummistub, stress tekitab ülekoormuse, võib esineda ka tugev hirm toimuva või tulevaste sündmuste ees, võib olla šoki või trauma tõttu ning sellest tulenevalt tagasitõmbumine ja vastuseis igasugusele edasiliikumisele. Halvatus tähendab, et ei toimu mingit liikumist ja seetõttu ka tunnete väljendamist. Samuti tähendab halvatus teistelt sõltumist, sa vajad hoolitsust ja ravitsemist, mis on risti vastupidine vastutamisele. Sellise olukorraga leppimine võib olla väga raske ning tekitada kibestumist ja viha, mis pingestavad keha veelgi. Insult on tingitud aju verevarustuse häirest, mis katkestab aju mingi osa funktsioneerimise. Aju parema poolkera insult mõjutab keha vasakut poolt ja vastupidi, kõrge vererõhk võib haigusele kaasa aidata. Insuldi tagajärjeks on tavaliselt osaline halvatus ja kõnehäired. Veresooned, armastuse väljendajad ja meie kehas elu alahoidvate ainete edasikandjad tõmbuvad kokku ja lülitavad välja osa ajust närvisüsteemi keskusest. See vähendab meie liikumisvõimet, mis samas vähendab ka võimet tundeid väljendada. Insult on viis, kuidas peatada elu, emotsionaalne vastuseis edasisele muutustele ja edasiliikumisele, mida sageli põhjustab hirm eesseisva suhtes. Enamasti tekib insult vanemas eas, on seotud hirmudega, vananemise, haigestumise, üksilduse ja surma ees. See hirm võib olla kombineeritud väga kontrollivast isiksusest, kes leiab, et on raske leppida vanemaks saamisega ja jõu vähenemisega, kuid samas ei suuda oma vajadusi, abitust ja armastust väljendada. Insult viitab tugevale hirmule rahaasjade pärast ja ängistusele, mida tekitab perekonna toetuse puudumine. Insult esineb sagedamini vanematel inimestel, kes jäävad pensionile ja asuvad elama hooldekodusse, mis viitab perekonna puudumisest tingitud ebakindlusele ja hirmule. Ometi suureneb insulti esinemine ka noorematel, sest liigne stress võib närvisüsteemi üle koormata. Insult on tõsiselt hoiatuseks, et on vaja leida aega lõõgastumiseks ning luua oma elus suurem tasakaal. Epilepsia on aju tabava haigussööstuga, mida põhjustavad närvirakkudest tekkivad ülemäärased laengud. Esineda võib grandmaal tõelik teadvuse kaotus, millega kaasnevad vapped ja krambid ning kokkukukkumine koos vahutava suu ja keelte hammustamisega. Või petitmaal, mis ei ole nii tõsine, kujutades endast mõni sekund või kauem vältavat teadvuse kaotust, haigushood tunduvad ettearvamatuna, kuid on seotud varasemate peavigastuste või sünnitraumaga. Alkoholi ja narkootikumi sõltuvuste hulgas esineb seda sagedamini. Põhjuste hulgas võib olla ka tasakaalutu ainevahetus. Oma loomult on epilepsia hoogs sisemine kokkuvarisemine, plahvatus, mille päästab valla väljundita jäänud surve, mis koormab vooluahela üle. Tundub, nagu oleks emotsioon meid oma võimusse haaranud. See viitab võitlusele, mis toimub meie sisemaailma ja välismaailma vahel. Kui me ei suuda väljendada oma sisemisi hirme, ebakindlust või muresid, nii reaalseid kui ka kujutletavaid, suureneb sisenemine pinge, kuni tekib ülekoormus. Selline murrang teadvuses viitab relatiivse tegelikkuse ja meie sisima taju eraldatusele. Tegemist võib olla ka eraldatusega meie enda ja jumalikkuse vahel,
sest epilepsiahääled kaasnevad teatavasti müstilistele seisunditele omase emotsionaalse eksalteerituse või pühendumusega, nagu oleks kogetav ekstaatiline tasand inimaju jaoks liig, mistõttu vooluvahel katkebki. Nii, aga nüüd sai mul see 16. peatükk läbi ja ma ei alustaks täna 17. peatükiga, sest siin on hoopis erituselundid ja lubaksin teil seedida ja järgi kuulata need kõik, et päris mitu inimest on öelnud mulle, et nad ei ole jõudnud minu neid lugemisi järgi kuulata. Ja siis ma võtan ka nagu pausile, et näitan teile veel äkki. See on nii ilus lill. See on nii ilus lill. Minu roos.